varjutöö, minu võib-olla kõigest selline olulisem eneseabi, enesearengutehnika läbi viimase 16 aasta. Me tegime siin samas ruumis 2 aastat tagasi 2 rännakut varju teemal. Ma arvan, et ühe nendest võiks ka tulevikus välja anda. Ühe salvestuse. Varjutöö seisneb selles, kus sa hakkad otsima neid tumedamaid kohti endast. Kõige lihtsam moodus neid otsida on läbi teiste inimeste, kes sind ärritavad. Kui temas miski asi ärritab sind, siis see peab olema mingisugune alge minus, mis seda reaktsiooni võimaldab. Ja siis, kui sa saad aru, järjest hakkad neid enda, võiks öelda isiksusest või hingest nagu lahti läinud tükke, mida ma siis püüan alla suruda, peita, varjata ja öelda, et selline mina küll ei ole. Just kui nagu koju tagasi tooma, siis juhtub 2 põnevat asja. Juhtub see, et seda tüüpi inimesed enam ei ärrita sind. Ja teiseks, kui sa tood need tükid tagasi endasse, need hingeosakesed, siis need nii-öelda negatiivsed käitumised, need ei kontrolli sind enam. Sa võid näiteks julmust teinekord pruukida või ükskõiksust või ka valelikkust teadlikult siis, kui olukord nõuab, aga sa ei tee seda teadvustamata kujul kogemata. Sa teed seda meelega siis, kui on see hädavajalik ja õiges kohas. Nii nagu ja siis selle teine pool on valgus, kus ma hakkan ka neid positiivseid potentsiaale tagasi tooma ja jällegi teadlikult kasutama. Me imetleme teisi inimesi, kes on meist kas osavamad või inimlikumad või parema huumorimeelega või mida iganes. Ja siis me ütleme, et oi, et nii vahva sel maa küll ei ole. Eks? Aga mina ütlen, et oleme küll, oled küll. Mida tuleb märgata ja lubada ja jaatada ja vastu võtta ja kultiveerida. Ja see on ka üks enesearengu, üks isikliku ja isiksusliku ja ka hingelise arengu osi.